sõjakuriteod, võltsteadus, surmavad kõrvaltoimed ja tume tõde selle kohta, kas nad üldse tahavad, et sa terveks saaksid. Need on kõige hullumeelsemad suurte farmaatsiafirmade vandenõud, mis osutusid tõeks. Number 14. Piivoolu korporatiivmeedia valetab, pannes kaasaegse opioidiepideemia süü välismaistele narkokartellidele. Aga tõde on see, et suured farmaatsiafirmad ja Ameerika valitsus on peaaegu sajandi jooksul teinud koostööd, et teenida raha, sõltuvuse ja surma pealt. Ja see kõik algas teise maailmasõjaga ning mehega nimega Harry J. Anslinger, kes oli tõeline narkosõja arhitekt. Aga tema tegelik sõda käis ainult nende uimastite vastu, millest tema ja ta sõbrad ei saanud kasu lõigata. Anslinger vihkas uimasteid nii tulise kirega, et temast sai föderaalse narkobüroo esimene komissar. Ta jäi ametisse ja säilitas oma juhtpositsiooni Herbert Hooveri, Franklin D. Roosevelti, Harry S. Trumani, Dwight D. Eisenhoweri ja John F. Kennedy presidendi aegadel. See oli 32 aastat kestnud ametiaeg. On selge, et ta oli kirglik keeluseaduse pooldaja. Kuid mängus olid ka sügavamad motiivid. Norman Ohleri raamatu Tript, Natsi-Saksamaa CIA ja psühhedeelse ajastu koidik järgi sõlmis Anslinger 1939 aastal suure tehingu, kui teine maailmasõda oli täies hoos. 2 aastat enne seda, kui Ameerika ametlikult sõtta astus. Kui viimased konfliktid on meile midagi õpetanud, siis seda, et sõda rikub alati tarneahelad ning see hõlmab loomulikult ka ravimeid. Eriti puudutab see üht kõige väärtuslikumat ja ohtlikumat ravimitüüpi – opiaate. Anslinger, kellel oli küll palju puudusi, kuid kavalusest tal puudu ei tulnud. Arvas, et on vaid aja küsimus, millal sõda kokku kukub. Oopiumi tarneahelad. Nii tegi ta Ameerika farmaatsiatööstusega kokkuleppe, et investeerida suurel määral nende ravimite tohutute koguste tootmisse ja varumisse. Sellest piisas, et varustada mitte ainult USA'd, vaid ka kõiki nende liitlasi teises maailmasõjas. Ameerika avaliku ja erasektori rahastuse segu viis oopiumi tootmise Iraanis, Türgis ja Indias maksimaalsele tasemele, tootes tõelisi surmava pruuni kullamägesid. 1942 aastal, aasta pärast ootamatut rünnakut Pearl Harborile ja Ameerika Ühendriikide ametlikku sõtta astumist, korjas Anslinger oma investeeringu vilju. Üle 300 tonni oopiumi imporditi Ameerika Ühendriikidesse, veeti 10 veoautoga Fort Knoxi ja seda valvasid Anslingeri föderaalse narkobüroo automaatrelvadega agendid. Sealt saadeti see kõigile farmaatsiaettevõtetele, kes seejärel rafineerisid selle kasutatavateks opiaatseteks ravimiteks. See ettenägelikkus osutus äärmiselt kasumlikuks. Kõik Ameerika liitlased hakkasid lõpuks sõltuma Ameerika opiaatidest oma rindemeditsiini vajaduste katmiseks. USA suurfarmaatsia sai liitlasmaailma narkodiileriks. Kuidas siis natsid kogu sellesse loosse sobitusid? Pärast teist maailmasõda vastutas Anslingeri osakond illegaalsete narkootikumide reguleerimise eest mõnes liitlaste kontrolli all olevas denatsifitseeritud Saksamaa piirkonnas. Seal tutvusid tema ja teised Ameerika ametnikud natside uimastikontrolli poliitikaga. Need olid tõhusad, vähemalt paberil, kui jätta kõrvale asjaolu, et kõiki neid seadusi kasutati sageli ettekäändena juutide alusetuks vangistamiseks. Anslinger kasutas paljusid neist poliitikatest oma ettepanekute kujundamiseks ÜRO narkootikumide komisjoni ees. Lõppude lõpuks, kui sinu eesmärk on kontrollida pakkumist, siis miks lubada konkurentsi? Ja nagu sa kohe meie järgmise vandenõuga mõistad, pole suurt midagi muutunud. Number 13. DEA andmetel võib 2,2 naela fentanüüli tappa kuni 500 000 inimest. Ainuüksi 2022 aastal ulatus surmade arv üle 73 000. Küsi ükskõik milliselt Ameerika poliitikult, õiguskaitseametnikult või meediategelaselt, kust see tuleb, ja nad annavad sulle sama vastuse. Seda smugeldavad üle kõigi piiride Mehhiko ja Hiina narkokartellid. See on mugav ettekääne, eriti kui sa saad altkäemaksu tegelikult süüdlase käest. Laenates vana klišeed, kõne tuleb oma enda majast ja see pakub sulle sületantsu. See viimane osa polnud tegelikult kujundlik väljend, see juhtus päriselt. Ravinifirma Insys Therapeutics juht viis Chicago arsti Paul Marrisoni ööklubisse ja nad andsid talle sületantsu. See oli osa laiemast skeemist, et panna teda oma patsientidele rohkem nende ülimalt tugevat fentanüülispreid Sapsis välja kirjutama. Ja see oli osa enam kui $70 000, mis Insys ja Marrisoni vahel vahetati sularaha ja kingitustena, et hoida teda ühe oma Sapsissi peamise väljakirjutajana. Aga mis asi Sapsis tegelikult on? See on aerosooline manustatav fentanüülisprei, mis on üle 100 korra tugevam kui morfiin.
FDA oli selle ravimi ametlikult heaks kiitnud ainult lõppstaadiumis terminaalsete vähktõve patsientide raviks, kelle valu on nii tugev, et miski muu ei too neile leevendust. Täpselt nii, sepsis on midagi, mida peaksid võtma ainult siis, kui oled juba piinarikast surma suremas. Sellepärast on see alates 2012 aastast tapnud üle 900 inimese. See oli see ravim, mida Insys surus rohkematele arstidele peale, et nad kirjutaksid seda välja müügiloa väliselt. Kuna see on nii sõltuvust tekitav, toob isegi üks uus patsient Insysile pikaajalist tulu 6-kohalise summana. Kui sületants polnud sinu jaoks piisavalt labane, siis Insysi kahtlaste tehingute kriminaalprotsess paljastas midagi veelgi alatumalt. Rap-muusika video, mille nad olid loonud selleks, et veenda arste rohkem sepsissi välja kirjutama. Video nimega Great by Choice sisaldab 2 Insysi juhti, kes räpivad oma surmavast ravimist. Samal ajal tantsib 3. esineja ringi, olles riietatud hiiglaslikuks sepsissi pudeliks. Huvitaval kombel oli see 1600 mikrogrammine pudel, mis on kõrgeim seaduslik annus. Insys on kindlasti üks kõige häälekamaid ja tüütumaid oma arstide korrumpeerimise taktikatega, kuid nad teevad lihtsalt seda, mida kõik teisedki selles valdkonnas teevad. 2019. aasta ProPublica analüüs leidis isegi, et arstid määravad teatud farmaatsiaettevõtete ravimeid rohkem pärast seda, kui neile on makstud konsultatsioonitasusid. Arvestades neid 6-kohalisi summasid, on arstidega vandenõude korraldamine selgelt kasumlik tegevus, isegi kui see tähendab, et arstid reedavad oma patsiente. Kuid tööstusharus, mis on täis varjatud korruptsiooni, on haiguse pealt rikastumiseks rohkem kui üks viis. Number 12. Kui kõik teised kannatasid COVID-19 pandeemia ajal, siis Pfizeril olid erakordselt head aastad. 2021 aastal teenisid nad oma vaktsiiniga $37 miljardit. See on ametlikult üks inimkonna ajaloo edukamaid tooteid. 2022 aasta oli veelgi suurem menuk. Mitte ainult ei levinud vaktsiin veelgi laiemalt, vaid lisaks andis hoogu juurde ka nende COVID-19 tablett Paxlovid. Sellel oli 90% edukuse määr raskete sümptomite ravis viirusega nakatunud, muidu haavatavate täiskasvanute seas. Kõik see kõlab pealtnäha suurepäraselt, arvestades, et need kõik olid vaieldamatult äärmiselt kasulikud pandeemia kontrolli alla saamisel ja päästsid tõenäoliselt miljoneid elusid. Aga nagu kõigi asjadega ärimaailmas, on seal alati mingi peenes kirjas osa, mida nad tõesti loodavad, et sa lihtsalt ei märka. Kui rääkida sellest teenest kirjast, siis kõige rohkem kannatavad selle tehingu all arengumaade vaesed elanikud. Organisatsioon Global Justice Now juhtis kiiresti tähelepanu sellele, et Pfizeri vaktsiin valmis BioNTechi abiga. Saksa ettevõte sai toreda väikese tõuke. 100 miljonit eurot laenuraha avalikule sektorile kuuluvalt Euroopa Investeerimispangalt ja 375 miljoni euro suuruse toetuse Saksamaa valitsuselt. See on põhjendus vanale ja masendavalt tõele vastavale naljale farmaatsiatööstuse kohta. Me maksame kõikide oma ravimite eest 2 korda. Esmalt siis, kui meie maksuraha aitab neid arendada tulusate riigihangete kaudu ja teist korda siis, kui peame maksma hingehinda, et saada ravimit, mille arendamist meie maksuraha toetas. Ja see on rahaline miiniväli isegi Ameerika keskklassi jaoks, rääkimata kõige vaesematest inimestest globaalses lõunas. Organisatsiooni Global Justice Now esindaja ütles selle kõige paremini, kui märkis, et mRNA-vaktsiinide väljatöötamine oleks pidanud põhjalikult muutma ülemaailmset reageerimist COVID-ile. Aga me oleme lasknud Pfizeril seda olulist meditsiinilist teavet suuremast osast maailmast varjata, samal ajal kui nad nöörivad avalikke tervishoiusüsteeme pöörase juurdehindlusega. AstraZeneca pakkus oma vaktsiini märksa odavamalt ja Moderna teatas tema kiituseks, et ei hakka oma vaktsiini patendikaitset jõustama. See tähendas, et vähem arenenud piirkondades said inimesed toota odavamat geneerilist versiooni, et rahuldada oma patsientide vajadusi. Pfizer ei teinud midagi sellist, sest miks ta peakski? Nüüd, kui laual on nii palju raha, mida nad saavad lihtsalt kokku korjata, on see pandeemia ajal kasu lõikamine kõige räigemal kujul. Nad nõustuvad kedagi põlevast majast päästma ainult siis, kui too on nõus ka oma taskut tühjaks raputama. Me nägime selle kohta veelgi räigemaid näiteid kogu COVID-19 kriisi jooksul. Oli juhtumeid, kus suured farmaatsiaettevõtted jätsid endale ette makstud vaktsiinide kasumi, kuigi need hiljem tühistati. See on selline häbitus, mida kasvatad endas ainult siis, kui oled piisavalt rikas ja mõjukas, et teada. Sind ei taba kunagi mingid tõsised tagajärjed. Selle konkreetse vandenõu juures, kus kasum seatakse patsientidest ettepoole, on kõige hullem see, et see pole isegi ainus kord, kui Pfizer on nii käitunud. Ja veelgi kohutavama ja surmavama haiguse puhul kui COVID-19 kasutasid nad täpselt samu kahtlasi võtteid AIDSi all kannatavate inimeste ravimitega. Näiteks ravimiga Rescriptore.
juba 2003. aastal taganes Pfizer kokkuleppest, mis oleks muutnud selle ravimi oluliselt taskukohasemaks vaesemates riikides HIV ja AIDSi laastamise all kannatavatele inimestele. Lihtsalt sellepärast, et kasumimarginaalid polnud piisavad. Aga erinevalt järgmisest tõelisest farmaatsiatööstuse vandenõust osalenud osapooltest, võib vähemalt öelda, et nemad ei olnud mestis genotsiidiliste massimõrvaritega. 11. Tanabe Pharma Corporatesi on üks Jaapani mõjukamaid farmaatsiaettevõtteid, mille varasemad eelkäijad ulatuvad aastasse 1678. Täpselt nii. See ettevõte on peaaegu 350 aastat vana. Tänu oma vanusele, ühinemistele, ümberbrändimistele ja asjaolule, et farmaatsiaettevõtted kipuvad halba mainet saama, on see ettevõte oma nime korduvalt muutnud. Aastani 2025 kandis see nime Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Enne seda tegutses ettevõte mitmete erinevate nimede all, sealhulgas Mitsubishi Tokyo Pharmaceuticals ja Well-Fight Corporation, mis ühinesid 2001 aastal. Tegelik huviobjekt siin on Well-Fight Corporation. See ettevõte oli kahe teise üksuse ühinemise tulemus 1998 aastal. Yoshitomi Pharmaceutical Industries Limited ja Green Cross Corporation. Muidugi ei olnud Green Cross Corporation skandaalideta. 1980-ndate lõpus põhjustasid nad umbes 3000 inimese nakatumise HIV-ga, kuna nende verepreparaadid olid saastunud. Tehnoloogia oli teadaolevalt ohtlik, kuid see lasti ikkagi turule. Kas saakski midagi muud oodata, kui üks sinu asutajatest on üks kõige jõhkramaid ja sadistlikumaid sõjakurjategijaid elavas mälus? Just nii. Üks asutajatest oli Masaji Kitano, 731. Üksuse teine komandör, mis oli keemia- ja bioloogilise sõjapidamise uurimisüksus. Nende kuriteod Hiina rahva vastu on ühed kõige õõvastavamad, mis kunagi on üles tähendatud. Nad põhjustasid inimestele tahtlikult külmakahjustusi, et näha, kuidas see nende kehasid laastab. Nad kasutasid elavaid inimesi katsejänestena vintpüsside ja tääkide jaoks. Nad amputeerisid ja viisid läbi elusalt lahkamisi teadvusel patsientidel. Nad nakatasid inimesi tahtlikult süüfilise ja katkuga. Nad sundisid naisi rasedaks jääma. Inimesi näljutati, purustati, sandistati, süstiti loomade verd. Kui me prooviksime üles lugeda kõik õudused, mida nad 731 üksuses tegid, võtaks see kogu selle video aja. Ja üks selle kõige peamisi juhte pääses täiesti karistuseta. Nõustas Ameerika sõjaprogramme ja aitas hiljem asutada Green Crossi. Me teame kindlalt, et selle koletisliku üksuse liikmeid oli meeskonnas rohkem kui üks. Ryoshi Naito oli samuti tihedalt seotud Green Crossiga. Ta ei olnud mitte ainult seotud 731 üksuse julmustega, vaid osales ka sõjajärgses valitsuse kampaanias, et varjata nende ühiseid kõige hullemad kuriteod. Ja kõige hirmutavam osa on see, et see töötas. Kujuta seda nii ette. See oleks nagu teada saada, et Heinrich Himmler ja Eichmann surid mõlemad vanadusse ning olid Pfizeri juhatuses. Ja nagu sa kohe teada saad, pole suurfarma ja ebaeetilised inimkatsetused sugugi mingi anomaalia. Number 10. Me pöördume taas Pfizeri poole, kellel on väga pikk kuritegude nimekiri, kui rääkida äärmiselt süngetest farmaatsiaalastest vandenõudest. Sellel juhtumil on tohtulikult kinnitatud ohvrite arv. 1996 aastal laastas Nigeeriat kohutav meningiidi epideemia, mille tagajärjel oli peaaegu 110 000 haigusjuhtu ja ligi 11 700 surma. Ülemaailmne kogukond, nii avalik kui ka erasektor, ühendas oma ressursid, et kriisivajadustele vastu tulla. Üks neist osapooltest oli muidugi Pfizer, kes nägi võimalust lüüa 2 kärbest ühe hooviga. Kahjuks tapsid nad lõpuks palju rohkem kui 2. Pfizer otsustas, et meningiidipuhang on ideaalne aeg uue kliinilise uuringu läbiviimiseks nende ühe ravimi Trovani jaoks. See oli saanud FDA heakskiidu täiskasvanute raviks, kuid katseid ei olnud läänes laste peal tehtud. Ilmselgetel põhjustel. Nigeria lapsev, kellel polnud muid võimalusi, tundusid olevat ohutumad katsejänesed. Võib-olla mõned neist isegi paranevad selle käigus. Teoreetiliselt oleks see võit. Aga kõik Pfizeri poolt nende katsete läbiviimise juures oli äärmiselt ebaeetiline ja mõned ütleksid isegi, et lausa kuri. Nad ei küsinud Trovanit saanud laste vanematelt teadlikku nõusolekut. Neile ei öeldud kunagi, et nende peal kasutatavad ravimid olid eksperimentaalsed. Nad viisid neid katseid läbi isegi haiglates, kus piirideta arstid personaliravis patsiente tõestatud ja seaduslike meetoditega. 200 last said Trovanit. 11 neist suri selle tagajärjel. Paljud teised kogesid ränki kõrvaltoimeid, kõne- ja kuulmishäireid, pimedust, maksapuudulikkust, halvatust ja neuroloogilisi häireid. Vanematele öeldi, et neil on lootus terveks saada, kuid selle asemel muudeti nende lapsed ühe Ameerika suure farmaatsiafirma ravimikatse käigus invaliidideks.
Paljud nigeerlased nägid seda kui otsest poliitilist rünnakut lääne poolt riigi moslemitest enamuse vastu. Ja kui see õõvastav juhtum polnud juba iseenesest piisavalt halb, siis on see jätnud püsiva ja äärmiselt ohtliku vaktsiiniskeptitsismi pärandi mitmesse Aafrika riiki. 2022 aasta seisuga oli kogu mandril vaktsineeritud vaid 23% inimestest. Sellised juhtumid nagu Pfizeri surmavad katsed on olnud suured tõukejõud, mis hoiavad neid numbreid karja immuunsuse lävest madalamale. Kõik, mida Pfizer selle eest kannatas, oli halb meediakajastus ning väidetavalt kohtuväline kokkulepe $75 miljoni ulatuses kohalikule osariigile ja $175 000 4 surnud lapse perekonnale 2009. aastal. See on nende aastase kasumimarginaali juures vaid ümardamisviga. Ravimid on kallid, kuid need on vajalikud. Aga mis siis, kui üks suurimaid põhjuseid, miks ravimid nii kallid on tegelikult lihtsalt suur vale? 9. punkt. Kui sa tahaksid leida elavat sümbolit kõigele sellele, mida avalikus suures farmaatsiatööstuses põlgab, siis ei leia sa paremat näidet kui kurikuulus niinimetatud Pharmabro Martin Shkreli. Ta jõudis 2015 aastal pealkirjadesse pärast seda, kui ta oma ettevõttega Turing Pharmaceuticals omandas elupäästva toksoplasmoosi ravimi Daraprim. Seejärel tõstis ta tableti hinna $13.50 pealt $750. See on üks kõige häbitumaid ettevõtete ahnuse ilminguid, isegi tööstusharus, mis on neist pungil. Et Shkrelit noomida, valmistasid Austraalias hulk teismelisi poisse ravimi toimeaine murdosa hinnaga. Nende klassiruumi katsega toodeti 0,13 untsi pürimetamiini $20 eest. USA's maksaks sama kogus kuni $110 000. Aga see ei takistanud Shkrelit jätkamast kogu oma valitud tööstusharu kõige halvemate instinktide esindamist. Ta ütles, et kõrgemad hinnad, mida ta rakendas, olid vajalikud innovatsiooni jaoks, kuna teadus- ja arendustegevuse ehk D ja A kulud on väga suured. See oli vale, sest just see on selle vandenõu keskmes. Farmaatsiaettevõtted armastavad D ja A kulusid tohutult üle hinnata. See annab neile võimaluse oma ravimite hinda omakorda tõsta. Mitte ainult ei ole D ja A kulud palju väiksemad, kui nad väidavad, vaid nad kulutavad üldiselt iga ravimi D ja A-le umbes kolmandiku sellest, mida nad kulutavad sama ravimi turundusele. Raporti D ja A müüdid. Ravimifirmade D ja A hirmutamiskaardi vastu, mille koostas tarbijate huve kaitsev mittetulundusühing Public Citizen kohaselt, kulutab suur farmaatsiatööstus tegelikult vaid viiendiku sellest, mida nad väidavad ravimite D ja A-le kulutavat. Suur osa sellest kulust kaetakse tegelikult ka maksumaksja raha eest. 1995 viisid USA maksumaksja rahastatud teadlased läbi vähemalt 55% neist teadusuuringutest, mis viisid 5 enim müüdud ravimi avastamise ja arendamiseni, nagu näitavad Riikliku Terviseinstituudi andmed. Suurfarmaatsiafirmad armastavad öelda, et ravimilaboris turule toomiseks kulub $2,6 miljardit, mis on täiesti hullumeelne liialdus. See põhineb äärmiselt vigasel Tsafzi ravimiarenduse uuringute keskuse uuringul, mis pole olnud sugugi läbipaistev oma valimi suuruse ja uurimismeetodite osas. Sõltumatud uuringud on näidanud, et ühe eduka kliinilise uuringu faasi mediaankulud on tõenäoliselt pigem umbes $19 miljonit. See on vaid murdosa kogu kapitaliseeritud arendusnumbrist, mida suur farmaatsiatööstus armastab esile tõsta ja loodab, et sa ei vaata sellele liiga tähelepanelikult. Oma kulude kohta valetamine, et kunstlikult hindu ja kasumeid tõsta, on täiesti taunitav taktika. Aga tõeliselt ohtlikuks läheb asi siis, kui suur farmaatsiatööstus valetab, et veenda sind võtma ravimit, mida sa tegelikult ei peaks võtma. 8. punkt. Kõik teavad, et ravimitel on kõrvaltoimed, kusjuures raskemate haiguste puhul on tavaliselt ka ravi võimalikud järelmõjud tõsisemad. Igaüks, kes võtab ravimeid, võtab teadliku riski, otsustades, kas ta eelistab kannatada oma haiguse sümptomite all või võtta riski nende sümptomite leevendamisel, vähemalt siis, kui farmaatsiaettevõtted on nende riskide osas ausad. Just nii juhtus Mercki ja Vioxxiga, mis oli põletikuvastane ravim. Murelike teadlaste liidu sõnul kasutas Merck vigaseid meetodeid, mis olid kallutatud etteantud tulemuste suunas, et liialdada ravimi positiivset mõju. Need pole just need salajased taktikad, mida tahaks näha, kui kaalul on inimelud. Merck rikkus olulist põhimõtet, kuidas need ravimikatsetused peaksid toimuma. Pärast Vioxxi tõhususe vestimist võrreldes konkureeriva ravimi naproxeeniga esitasid juhid valeväite, et naproxeenil on ainulaadne kardioprotektiivne toime. Millist andmestikku nad üritasid sellise korporatiivse trikitamisega varjata? See võis olla see, et Vioxxi puhul tõestati, et see suurendab patsientidel südameinfarktide riski umbes 400% võrra.
Ja siis on veel meie sõprade Pfizeri poolt toodetud reumavastane ravim Celebrex. See tundus tõenäoliselt seda saanud inimestele kui jumala kingitus ja mõnda aega oli see tegelikult üks ettevõtte kõige kasumlikumaid ravimeid. See kestis kuni 2012 aastani, mil selgus, et Pfizer valis katseandmeid välja, et ravim tunduks palju ohutum, kui see tegelikult oli. Kuigi juba 1999 aastal esines Celebrexi kasutamisega seotud surmasid nii maohaavandite kui ka infarktide tõttu, esitleti neid eksitavalt kui haruldasi erandeid, millele ei pööratud erilist tähelepanu. E-kirjad näitasid, et juhid tegid omavahel kokkumängu, et andmeid võimalikult soodsas valguses manipuleerida. Nad pidid pärast seda maksma üle $164 miljoni, et lahendada investorite ühishagi. FDA sundis neid ka lõpetama Celebrexi kõigis vormides avalikkusele reklaamimise, kuigi tehniliselt oli see endiselt lubatud turul olla. Sind ei pruugi isegi üllatada, kui kuuled, et need suured ettevõtted väänavad ja venitavad tõde raha nimel ning jätavad inimelud kõrvalkahjuks. Mis sind aga võib üllatada, on üks salajane vandenõuline tehnika, kuidas nad seda täpselt teevad. Number 7. Millal sa viimati kuulsid uudistes mõnest suurest meditsiinilisest läbimurdest? Mõni paradigmat muutnud ravim või ravi, mis näis viivad meditsiiniteadust julgesse uude suunda. Kui sa ei suuda meenutada ühtegi pärast Covidit, siis sa pole üksi. Osaliselt on selle põhjuseks see, et paljud suured farmaatsiaettevõtted arvavad, et parem on investeerida Me Too ravimitesse. Neid nimetatakse ka hiljem välja töötatud sarnasteks ravimiteks. Need on ravimid, mis on olemasolevatele ravimitele väga sarnased, kuid sisaldavad mõningaid väikeseid muudatusi. Me Too ravimitel on eeliseid, alates väikeste, kuid vajalike täiustuste tegemisest originaalravimile, kuni laiema valiku pakkumiseni patsientidele, kellel on väga individuaalsed vajadused. Kuid kuigi see pole kindlasti tühine, on kriitikud süüdistanud Me Too ravimeid selles, et need on sisuliselt nagu suur näljane kaan, mis on kinnitunud farmaatsiatööstuse külge. Mõned peamised Me Too ravimite kriitikad on see, et need imevad teadus- ja arendustegevuse ressursse ravimitele, mis lihtsalt laiendavad suurte farmaatsiaettevõtete tootevalikut. Numbrid on üsna murettekitavad. Need näitavad, kui suur osa kogu ravimite tootmisest on pühendatud Me Too ravimitele, mitte aga uuenduslikele ravimitele. Rohkem kui 60% Maailma Terviseorganisatsiooni oluliste ravimite nimekirjas olevatest ravimitest on Me Too ravimid. See on eriti murettekitav antibiootikumide uurijate jaoks, kuna antibiootikumi resistentsete nakkuste oht on alati olemas. Ohust ees püsimiseks on vaja pidevat arengut. Aga see pole isegi kõige kurjem nipp, mida ravimitööstus armastab kasutada, et tagada oma ravimite maksimaalne kasum. Number 6. Patendid. Need on põhjuseks, miks Pfizer sai oma vaktsiinide eest röövellikku hinda küsida ja Martin Shkreli sai Taraprini puhul selle pöörase hinnatõusu teha. Probleem, vähemalt ravimitööstuse vaatenurgast, on see, et patendid ei ole igavesed. Keskmiselt kestavad need vaid umbes 14 aastat. Mõned uuringud on näidanud, et patendikaitse kaotanud ravimite geneerilised versioonid võivad olla koguni 95% odavamad. Seega, kui ravimitööstus tahab hoida oma hindu võimalikult kõrgel, peavad nad leidma viisi, kuidas oma patente kunstlikult pikendada üle nende loomuliku eluea. Seda Kavalat-tehnikat nimetatakse igihaljastamiseks. Sa ei vaata ravimitööstust enam kunagi samamoodi, kui sellest teada saad. See on petlikult lihtne. Ettevõtted taotlevad pidevalt uusi patente originaalravimi üllatavalt väikeste muudatuste eest. Oletame, et nad lisavad uue koostisosa, nagu need Me Too ravimid, millest me varem rääkisime, või toovad selle turule uues annuses või uuel manustamisviisil, näiteks süstist, inhalatsiooni või tabletina. Ravimitööstus nimetab seda sisemiselt elutsükli juhtimiseks, kuigi ausam nimi oleks hinnajuhtimine. Isegi kui patente vaidlustatakse, see ettevõtteid ei häiri. Lõppude lõpuks, isegi kui nad kulutavad raha kohtuvaidlustele, saavad nad ikkagi oma ravimeid müüa patendikaitsega hinnaga. Nende raamatupidamisosakond on tõenäoliselt juba teinud kulu-tulu analüüsi. Need kohtukulud on tühised võrreldes sellega, kui palju nad teenivad, kuni need vaidlused veel kestavad. Dr. Joel Lekshin, Toronto Yorki ülikooli tervishoiupoliitika ja juhtimise kooli professor, on öelnud: tavaliselt ei kaasne millegi igihaljastamisega mingit olulist ravieelist. Tegu on ettevõtte majandusliku eelisega. Igihaljastamine on avalik saladus. See on täpselt selline seaduslik, kuid kohutav võte, mis teeb kahju vaestele ja haigetele, kuid rõõmustab ettevõtte aktsionäre. Aga mis saab siis, kui teadus töötab suurte farmaatsiaettevõtete huvide vastu ja nad püüavad seda vaiba alla peita? Number 5. Kas seda saab üldse vandenõuks nimetada, kui sul pole kurje korporatiivseid jõude, kes ähvardavad vilepuhujat vaikima?
Just täpselt see juhtus doktor John Boosega, kui ta avastas, et Avandia, GlaxoSmithKline'i omanduses olev diabeediravim, põhjustas kliiniliste katsete ajal patsientidel südamehaigusi. Aasta oli 1999 ja doktor Boose töötas Põhja-Carolina ülikoolis, kui ta oma avastuse tegi ja tulemused avaldas. See tõi kaasa peaaegu kohese GlaxoSmithKline'i poolse kohtuasja ähvarduse, mis oleks hävitanud doktor Boose karjääri ja viinud ta rahaliselt pankrotti. Oleks olnud võimalik, et teadlase palgal olev mees suudaks kunagi juriidiliselt astuda vastamisi farmaatsia hiiglasega. Ähvardused olid nii tõsised, et Boose oli sunnitud allkirjastama ettevõtte koostatud kirja, mis diskrediteeris tema avastusi. Selles öeldi, et andmeid oli kontekstist välja rebitud ja lõplike järelduste tegemiseks oleks vaja täiendavaid uuringuid. Aga asi on selles, et täiendavad uuringud kinnitasid täpselt seda, mida Boose ütles. Avandia oligi tegelikult uskumatult ohtlik ja kõige selle tulemusena nõudis FDA kogu Avandia tagasikutsumist. 2010. aastal teadis GlaxoSmithKline, et nende ravim hävitab inimeste südameid. Kuid kuna see tõi raha sisse, hoidsid nad seda teavet enda teada 11 aastat. Kes teab, kui palju elusid nad hävitasid, samal ajal kui nad teenisid miljoneid, kui mitte miljardeid kasumit. Sellised varjamised on tõelised õudusunenäod, kuid me suudame mõelda ühele tootele, mis jõudis päriselt lettidele ja on kuidagi veelgi hirmutavam kui kõik eelnev. 4. koht. Siin on 2 sõna, mis ei tohiks kunagi koos olla. Beebipulber ja asbest. Kuid väga mitmekülgne Ameerika farmaatsiahiid Johnson pani need 2 asja kokku. Ja siis varjasid nad aastakümneid fakti, et nad teadsid sellest ning et see tappis inimesi. Mesoteliomi, haruldase ja äärmiselt agressiivse vähivormi juhtumid hakkasid ilmnema naistel, kellel polnud töökohal kokkupuudet asbestiga. Nii hakkasid inimesed mõtlema, mis siin ühine nimetaja on. Vähesed oleksid oodanud, et süüdlaseks oli asbestiga saastunud talk, välja arvatud Johnson ise. Vähemalt 3 erinevas laboris aastatel 1972 kuni 1975 tehtud 3 testis leiti nende talgist asbesti ja nad otsustasid tulemused lihtsalt varjata. Selle inimlik hind on tõeliselt õõvastav. Üle 11 000 inimese väidab, et Johnsoni talkpuuder on nende vähi põhjuseks. See hõlmab tuhandeid naisi, kes kannatavad just agressiivse munasarja vähi all. Mõned neist inimestest said tõenäoliselt esmakordselt saastatud juba imikutena. Kõik tänu suurte farmaatsiafirmade ahnusele. Seekord andis õigussüsteem suurte farmaatsiafirmade ohvritele vähemalt osaliselt õiguse. Johnsonile määrati kohustus maksta $40 miljonit inimestele, kes olid saanud nende saastunud talkist vähki. Selle ületamiseks oleks vaja midagi tõeliselt kurja. Teate küll, näiteks tõendeid selle kohta, et mõni tegutsev farmaatsiaettevõte oli osa natside kõige hullematest kuritegudest. Noh, meil on teile uudiseid. 3. Sarnaselt Jaapani Green Cross Corporationile on Bayer, aspiriini ja paljude teiste tuntud ravimite looja väga vana ettevõte. Täpsemalt 162 aastat vana. Nagu Jaapani Green Cross Corporationi puhul on ka Bayeri edusamme meditsiini vallas aidanud liidud Teise maailmasõja kõige hullemate sõjakurjategijatega. See ei ole lihtsalt juhtum, kus suur ettevõte oleks olnud natsirežiimi vaikivaks kaasosaliseks lihtsalt seetõttu, et tegutses tol ajal Saksamaal. Bayer, olles osa IG Farbeni kontsernist, osales aktiivselt mõnedes natside kõige hullemates julmustes, tehes seda kõike vaid enda rikastamiseks. Nad maksid honoraari SS-i arst Helmut Wetterile, et ta katsetaks selliseid ravimeid nagu Rutenol vangide peal Auschwitzis, Dachaus ja Kuseni koonduslaagrites. Wetter oli nii jälg mees, et pärast sõda andsid ameeriklased ta tema kuritegude eest kohtu alla ja poosid üles. Teda aitasid ka Eduard Werth ja Friedrich Andres, kes katsetasid Bayeri ravimeid naiste peal, keda Birkenau 20. kambriblokis oli tahtlikult nakatatud tuberkuloosi ja difteeriaga. Nende süütute inimeste muutmine katsejänesteks oli selle kõige juures tavaline asi. Nende suurem osalus IG Farbeni koosseisus tähendas, et nad jälgisid juutidest orjatööliste tööd natside tehastes. Bayeri jaoks oli eriti huvipakkuv Auschwitzis asuv keemiatehas. Seda juhendas isiklikult üks Bayeri kõrgemaid juhte ja tõenäoliselt toodeti seal kemikaale Bayeri farmaatsiatöö jaoks. 1995 aastal esitas Bayeri tollane tegevjuht Helga Weimeyer avaliku vabanduse oma ettevõtte rolli eest inimkatsete ja orjatöö korraldamisel holokausti ajal. See video on tõestanud, et paljudel farmaatsiaettevõtetel on väga sünge minevik, kuid neile meeldib väita, et nad on oma tegusid parandanud ja luukered kapist välja visanud. Tänapäeval, kui nad midagi halba teevad, on see ju ainult õnnetus, eks?
Noh, välja arvatud number 2. Üks kõige ohtlikumaid farmaatsiaettevõtteid, mis kunagi eksisteerinud, oli kurikuulus Purdue Pharma, mida omas ja juhtis Sackleri perekond. Ameerika opioidiepideemia arhitektidena on nad tõenäoliselt vastutavad rohkemate surmade eest kui kõik viimase 200 aasta sarimõrvarid kokku. Ja see kõik on tänu ühele ravimile, Oxycontinile. Seda turustati kui vähem sõltuvust tekitavat alternatiivi teistele turul olevatele valuvaigistitele. Aga Purdue teadis, et see ei vasta tõele. Nad olid teadlikud, et seda purustati ja nuusati kui tugevat ja ohtlikku meelemürki. Neid ei huvitanud. Raha oli võimalik teenida. Polnud tähtis, kui palju laipu tuli selle nimel kuhjata. New York Times paljastas Justiitsministeeriumi dokumendi, mis tõestas kahtluseta, et Purdue teadis Oxy mõnuainena tarvitajatest juba 1996 aastal. Purdue Pharma peajurist Howard R. Udell kirjutas 1999 aasta alguses teisele ettevõtte ametnikule, tsiteerin: "Oleme tegelikult internetist leidnud viiteid meie opioidtoodete väärkasutamisele. Avalikkuse ees väitsid nad täpselt vastupidist, samal ajal kui nad agressiivselt turustasid tablette." 2007. aastal tunnistas Purdue end süüdi ravimi vale märgistamises. Aga selleks ajaks oli kuri juba ammu välja pääsenud. 100 000 inimesed olid opioidiepideemia tagajärjel surnud. On raske mitte viia seda kõike tagasi selle ühe kohutava, julma ja ahne vandenõuni. Nii halb kui see ka ei kõla, on olemas veel üks täiesti hävitav tõend. Esiteks, hoolimata mõistetavatest eetilistest muredest, tundub üha enam, et biotehnoloogia ja geeniteraapia võivad olla tulevikumeditsiin paljude haiguste puhul. See on nagu ulmefilmist, kuid kui sellesse suunataks piisavalt teadus- ja arendustegevuse raha, võiks see ühel päeval võimalik olla. Inimesed võivad haigustest ja tõbedest täielikult terveks saada, mitte ainult sümptomaatilist ravi saada. See on köitnud mõnede suurte nimede tähelepanu. Kui Goldman Sachs mõtles nendesse ettevõtetesse investeerimisele, küsis ta, kas patsientide tervendamine on jätkusuutlik ärimudel. See on tegelik tsitaat Goldman Sachsi biotehnoloogia uurimisaruandest. See on osa pikemast tsitaadist analüütikult Salveen Richterilt, kes ütles, tsitaat: "Sellised ravimeetodid pakuvad korduvate tulude osas väga erinevat väljavaadet võrreldes krooniliste raviga. Kuigi see oma patsientide ja ühiskonna jaoks tohutut väärtust, võib see kujutada endast väljakutset ravimite arendajatele, kes otsivad püsivat rahavoogu." Et kogu sellest ärikeelest läbi murda, ütleb Richter sisuliselt: miks lasta inimestel oma tervist osta, kui saaksid sundida neid seda hoopis rentima? See on sama libe äritaktika nagu voogedastusteenuste tellimused ja live-teenusega videomängud. Ainult et siin mängitakse mitte sinu meelelahutuse ja vaba rahaga, vaid sinu eluga. Ja kui nad on valmis seda avalikult välja ütlema, siis kujutad sa üldse ette, mida nad veel varjavad. Tahad veel keemilisi jõudusi? Sa peaksid uurima, mida fentanüül sinu kehaga teeb, või vaata hoopis seda.